Seminaripäeva jätkavad Hilka Hiop ja Kristina Aas, kes räägivad Tallinna vanemapärandi staarobjektist ja kuidas nad proovivad seda populaarseks teha. Kui see tuleb, et ma tegelikult võtaks endale vabaduse ühe väikese repliigi teha täiesti kooskõlastamata konverentsorganisaatoritega, et vaadake või tunnetage ka seda hoonet, kus me oleme, et esiteks on mälestis, eks ju, et on üks hiljutisemaid mälestiseks võetud nõukaaegseid objekte, sisse ei lähe. Ja 2016 minu meelest sai see Paide kultuurimaja mälestiseks ja see on niisugune nõukogude aja lõpuagoonia suurus hullustuses valminud arhitektuuriteos. Hans Kõlli on arhitekt, Hans Kõll. Ja see kõik on Kaarel Kurismaaga, see vitraaž seal fassaadi. Vabandust? No. Tegeles sa korraks arvutiga, vaata, et ta tööle läheb. ja oota, paneme niimoodi käima. Ja siin oli ka päris palju just selle interjööri osas niisugused restaureerimisdilemmasid, nii et see on tõesti väga, väga uhke hoone ja all see kohvikus me einestasime, et see on ka olnud niisugune väga märgiline koht, siis, kus on omal ajal pidutsetud palju, aga selle on Kalev Roomet siis teinud niisugune täiesti hull kaleidoskoop interjöör ja see restaureeriti siis hiljuti Kanutis, need vitraažid, nii et väike tähelepanu repliik sellele hoonele. Aga nüüd siis meie vanem kultuuripärand. Ja see, mida me Kristinaga siis siin kahe peale täna teeme, et me ei tee mingisugust lõpparuannet, ei anna teile aru tulemustest, vaid see on niisugune väike vahearuanne sellest, mis me oleme teinud siis nii-öelda see Bert Notke projekti raames ja objekt ilmselt väga palju tutvustamist ei vaja. Pühavaimu kiriku peaaltar või õigemini altari retaabel ja tüüpiline siis Hansa keskaja altarisein, mis siis avaneb, eks ju, mitmes vaates, et kahe tiivapaariga. Miks ta on oluline kunstiteos, on siis selle tõttu, et eriti Bert Notke loomingu vaates, et on üks väheseid allikaliselt Bert Notkele omistatud töid, et me tõesti teame, et see on isegi 2 arhiividokumenti, mille järgi me siis teame, et ta tõepoolest tuleb Bert Notke töökojast, et surmatants teatavasti on ju see hiljemat poeritud teos. Ja see näide siit on võlakiri või võlanõue, et Bert Notke nõuab siis Tallinnalt võlga, kes pole ära maksnud siis altari eest Bert Notkele. Ja miks see altar võib-olla veel eriline on, et ta on tõesti pea 500 aastat või rohkem me arvutasime, oma algsel asukohal seisnud sarnaselt Roode altarile Nigulistes, aga erinevalt siis Roode altarist on see altari retaabel säilitanud siiamaani oma algse funktsiooni ja ainult 50 aastat kõigist nendest 540, mis me arutasime, on ta rännelnud ringi, et see me jällegi, et me ei hakka seda siin ette lugema, aga tõesti väga kummalises kohtades, et sajandi siis 20. sajandi esimene pool kuni siis Rootsi-Mihkli kirikuni välja, et kus ta ringi siis rännelnud ja siin te näete ka üsna hiljuti leitud fotot, et me õigupoolest ei teadnud, et ta on ka Toomkirikus olnud, et täitsa paistab sealt samba tagant välja. Ja vahele ma ütlen veel seda ka, et ta oli 400 aastat olnud niiviisi, et kui vaadata fotosid, kõige varasemaid, mis siis on 19. sajandi lõpust, 20. sajandi algusest, et siis väga paljud pisikesed detailid on alles, et 400 aastat suutis altar püsida koos ja siis, kui need rännuaastad hakkasid, et siis ikkagi just pisemad detailid läksid ka oma korda rändama. Ja hiljuti Anneli Randla leidis Sten Carlingi arhiivist, mis on Getimuuseumis Ameerikas, leidis ka sellise käsikirja, kus Ottomar Mänd harutas selle altri täiesti lahti, sest ta arvas, et see on valesti kokku pandud, ta oli pisikesteks tükkideks, et sellest on väga tore artikkel Annelil avaldatud viimases üleeelmises kunstiadlistes uurimustes, et vot selliseid asju tehti siin omal ajal. Nii ja siis võib-olla praegu, et selle suurema projekti alguses on läinud fookus rohkem, mis on päris seal altari sees, ehk siis skulptuuridele. Neid on kokku üle 30, et keskosas on siis troonil istuv Neitsi Maarja, kelle ümber on 12 apostlit.
Tiibadel on täis- ja poolfiguurid, pühakud ja ka erinevatesse nurkades ja soppides on ka veel omakorda pisemaid skulptuure. Ja siis 2020, kui me tegime väga ulatusliku seisukorra hinnangu altarile, siis selgus ka, et kui esimesed suuremad restaureerimistööd, mis tehti, olid nõukogude ajal, alustati 60-ndatel ja lõpetati väga äkki 80-ndatel, et need tööd jäid justkui päeva pealt või sekundi pealt pooleli, et selle tulemusel on altaril väga ebaühtlane ilme hetkel. Ja et ka siis selgus, et 3 skulptuuri on jäänud täiesti restaureerimata ja siis ka 2 väiksemat. Nõnda. Aga enne, kui siis jõuame restaureerimiseni, mis on loomulikult selle projekti fookus, et kõige olulisem on siis tõesti see, et see altari retaabel saaks lõpuni restaureeritud ja ühtlustatud see erinevatel aegadel pooleli jäänud tööd, aga loomulikult, millest see kõik alguse sai, oli dokumenteerimine ja võib-olla Kristina, sa kirjeldad ise, see oli 2 aastat tagasi, 2 kuud külma kirikut. Jah, kuidagi langes nii, et just sellel ajal oli vaja seda teha, et seal oli kohati mõnel päeval 9 kraadi sooja, et sai väljas ennast soojendamas käia, kus oli võib-olla 12 kraadi, et seal me siis istusime tellingutel, mis ehitati spetsiaalselt sinna ette meile, et me saaks just sinna altari korpusesse sisse. Ja tõesti, see on ülima põhjalikkusega dokumenteeritud kõik kahjustused ja seisukord, et mille see altari sein siis või altari retaabel siis praegu on. Ja edasi järgmine dokumenteerimise etapp, et kuna me tõesti niisugune suurt projekti, millel on nii siis erialane või ütleme see dokumenteeriv eesmärk, aga teiselt poolt ka tõesti see populariseeriv või avalikkusele suunatud eesmärk, et siis me oleme üritanud selle teha maksimaalse oma teadliku võimekusega ja kõigepealt me siis Andres Uueni eestvedamisel laserskanneerisime ja seekord mitte altari retaabli üksinda ainult, vaid ka kogu selle ruumilise konteksti, nii et see on väga siis detailselt dokumenteeritud, aga see altari retaabel ka ise on siis fotogrammeetriliselt juba siis dokumenteeritud, et mõned siis näited teile lihtsalt sellest väikesed killud praegu. Ja edasi liikusime juba uuringute suunas ja uuringute suureks avalöögiks oligi siis aasta tagasi või natuke rohkem kui aasta tagasi toimunud suur workshop, kuhu olid kaasatud ka Eesti Kunstiakadeemia tudengid, aga ma ei hakanud siia slaidile eraldi tegema seda uurimismeeskonda, loomulikult see on jällegi väga interdistsiplinaarne, erinevaid valdkondi esindav, aga siin lihtsalt workshopi juhendajate hulk olid nad kõik kaasatud, nii et siin on heledaks tehtud siis need nimed, kes seda workshopi juhendasid ja tegelikult, kes neid uuringuid siis suures pildis ka läbi viivad. Ja selle workshopi raames meil oligi fookuses siis 4 skulptuuri, et 2 restaureerimata, mida Kristina juba mainis, ja 2 tükki, mis oli nõukogude ajal restaureeritud ja tudengitel koos siis uurijatega olidki siis võimalus läbi viia kõik vastavad etapid, et nii analüütilisest metoodikast, mikroskoopiast kuni siis dendrokronoloogia ja digitaalse dokumenteerimiseni. Ja nüüd niimoodi väga põgusalt ma need üle käingi, et mis siis tehtud sai ja mida me tegelikult teeme siis ka järgmistes etappides ja teiste skulptuuridega edasi, et loomulikult kõik need skulptuurid saavad ükshaaval mudeldatud ja selge, et see on ka tänapäeva restaureerimises ja dokumenteerimises suhteliselt, ma igaks juhuks kontrollin, ma ise arvutis ei näe, mida teie näete. Et see on ka tänapäevases konserveerimises peaaegu rutiinne praktika, et tõesti 3-mõõtmelisi objekte juba talletatakse 3-mõõtmelistena. Aga nii nagu meie ka varasemate projektide raames me selle objekti enda uurimise kõrval siis arendame ka neid tehnoloogiaid, et kuidas siis seda ühte või teist asja teha, ja mitte ainult tehnoloogiaid, aga tõepoolest seda aparatuuri ka uuendame.
Siis järgmisena infrapuna uuringud ja see tänaseks on altar täismahus siis infrapunaga üles võetud ja miks infrapuna siin puhul, et et vist siin eriala seltskonnas väga palju tutvustamist ei vaja, et mis siis erinev uurimismeetod, mida me sellega saame, aga põhimõtteliselt infrapuna on siis selleks, et alusjoonistust visualiseerida. Ja miks on siis just selle altari retaabli puhul erakordselt oluline, on see, et kunstiteadlased on seal näinud 3 erinevat maalija kätt ja me oleme siin ära markeerinud erinevate värvidega need maalijad, et nüüd meie siis roll ongi aru saada, et kas see kajastub, see hüpotees ka alusjoonistuses ja minu meelest väga selgelt ikkagi kajastub, et kui te vaatate seda 3 erinevat alusjoonistust, siis nad tõepoolest ikkagi väga selgelt eristuvad, eks ju, et te vaatate hämmingus näoga, aga ülemises pildireas, et kus on hästi tugev, eks ju, siis hästi tugevalt markeeritud alusjoonistus, siis see Elisabethi legendi meister või siis punasega markeeritud, et seal praktiliselt alusjoonistus puudub ja niinimetatud madalmaade meister, et seal on selgelt mingi kuiva meediumiga niisugune hästi habras alusjoonistus ja sama asi kajastub tegelikult ka Rüüde voldistikus, aga mis selle asja veel võib-olla põnevamaks teeb ja niisugune tulevikku vaatavalt, kus me tahaksime ikkagi liikuda ka rahvusvahelise võrdlusuuringute poole, et siis neid alusjoonistusi võrrelda teiste Notkele omistatud teostega, et siin on näide Orhusi retaablist, aga et teatavasti Notke, õigupoolest keegi ei tea, kes see Notke selline oli üldse, et nagu Anu Mänd poolhuumoriga ütleb, et tõenäoliselt oli ta üldse mänedžer, et kas ta oli maalija, skulptor, pigem skulptor, et tegelikult seda me ei tea, eks ju, kui me Roode puhul teame, et tema oli maalija, eks ju, kes nii-öelda tellis sisse skulptori, aga siis Notke puhul me seda tõesti ei tea. Ja lisaks kõigile nendele võluvatele justkui teadus- või uuringumaterjalidele, et tuli sealt välja ka väga toredaid pentimentisi, et ma näitan mõnda niisugust võluvamat, et siin paistab teile ekraanile, et siin üks teine nokkiv linnuke ja juba Roode altari puhul me mäletasime neid kasse, mingi kassifenomen on igal pool, et kassid ja sussid, aga siin ka, et lisaks sellele nähtavale kassile on siis siin all peidus veel üks kass, ja üks pott ja nii edasi, aga neid pentimentisi või neid alusjoonistuse muudatusi on veel ja veel. Sa kontrollid kella. Ja röntgenuuringud, nagu ikka koos Maksu- ja Tolliametiga, et mõned näited lihtsalt, aga võib-olla mis see uus ja huvitav pool on siis hiljuti alanud koostöö Eesti kohtuekspertiisikeskusega, kus on võimalik teha kompuutertomograafiat, et kunstivaldkonnas seda väga palju sellist koostööd tehtud ei ole, et millal me siis nüüd käisime Maarjaga kompuutris mõned kuud tagasi. Et ühesõnaga see on tõesti nagu valdkond ja meetod, mida ma soovitan teil kõigile, et ja kohtuekspertiisikeskus väga meeleldi ka sellist koostööd teeb. Ja see on siis võimaldab, eks ju, röntgendada juba kolmemõõtmelisena objekti, et kui Maksu- ja Tolliameti röntgenist me saame 2-mõõtmelise kujutise, et siis kompuutertomograafiast me saame tõesti ükskõik mis pidi, et on siis võimalik seda objekti nii-öelda hekseldada sisevaates. Tead, nii kui inimene, ega nad on ju inimestele. Seal puhul on laipadele, eks ju. Aga põhimõtteliselt suure inimese, suure mehe suurus. Jah. Siis ultraviolett, et mis jällegi, et neid erinevaid restaureerimisfaase kaardistada, et ka ultraviolett on täismahus tänaseks tehtud kogu altari seinast ja võib-olla üks põnevamaid uurimistulemusi pakkus siis dendrokronoloogia ja kuna see altar on ju dateeritud, et kindlasti küsimus, et mis me selle dendrokronoloogiaga seal möllame, me teame, mis aastast ta pärineb, aga mis on veel võib-olla intrigeerivamgi valdkond on dendrograafia ehk siis see küsimus, et kust see puidumaterjal tuleb. Ja me oleme kõik harjunud mõtlema, et see kõik see tamm, eks ju, mida on kasutatud kunstiteosteks, et see tuleb, on see niinimetatud kuulus Balti tamm, et ta siit kuskilt Baltikumi aladest tuleb, peamiselt Poolast, aga juba 70-ndatel, kui seda Lübecki Notke ühte vägevamat kunstiteost Lübecki Toomkiriku võidukraare grupp
gruppi restaureeriti, et siis dendrokronoloogid jõudsid selleni, et skulptuuride puit tegelikult ei tule üldse Baltikumist, vaid tuleb sealt samast Lübeckist ja millega nad seda põhjendasid, et miks kasutati kohalikku puitu, oli just sellega, et nikerdamiseks on vaja värsket puidumaterjali. Ja ei kujuta ette Alar Läänelaiu rõõmu, kui ta nägi selle donaatori figuuri all puidu läbilõiget, kus oli maltspuit säilinud, ehk me saime täisrea kätte. Ja tõesti need Alari rõõmsad silmad ja veel pärast seda, kui ta võrdles neid tamme kasvurõngaid, kui sai võrrelda siis nende Lübecki omadega ja need olid praktiliselt identsed. Ehk et mis me võime siis tänaseks öelda, et meie altari puidumaterjal, vähemalt see, mis on skulptuuride loomeks kasutatud, tuleb sisuliselt samast metsatukast nagu Lübecki triumfigrupi oma ja see kuskil paikneb siis Lübecki kõrval tammikus. Ja lõppeks uuringute poole pealt värviuuringud, mis on jällegi üks nagu niisuguseid fookuseid või huvitavaid teemasid, millega me tegeleme, milles loomulikult veel mingeid lõplikke vastuseid ei ole, aga seekord ka, et meie huvi ei ole ainult siis selle algse notkekihistuse vastu, vaid selle asja teeb intrigeerivaks see, et seda altarit on 3 korda või ütleme 2 korda pärast notket üle värvitud, see on dokumenteeritud, näete selle raamatuke, kelle käest on? No ühe kuju käes. Et seal on 1625 ja 1815, et me just arutame, et kuhu me paneme 2022 kuhugi kirja sinna, aga ja siit väike Peetruse käes, jah. Siit väike vihja juba Kristina etteastesse, et kus tõepoolest need 3 kihti on väga selgelt eristatavad, aga mis selle intrigeerivaks teeb, on see, et 1625 siis see restaureerimine on väga hästi dokumenteeritud, see on üks meie Zunftimeister Pavel Ploome ja kuna me tegeleme parasjagu paralleelselt ühe projektiga, kus me uurimegi arhiiviallikate ja füüsiliste objektide näol paralleelselt siis meile endil tegutsenud Zunftimeister, et siis meie jaoks see 1625 dokumenteeritud kihistus on väga intrigeeriv nende värviuuringute puhul. Ja ühesõnaga, nagu ikka, eks ju, siis väga põhjalikud XRF-uuringud, et praegu me oleme teinud vist kuskil 500 tulistamist ja sealt siis juba edasi instrumentaalanalüüside juurde, et Signe Vahur on ära analüüsinud praeguseks 20 proovi, et nüüd jõuavad veel mõnikümmend proovi tema kätte ja jällegi, et me praegu veel meil mingit suurt pilti ja vastuseid ei ole mõtet teile anda, et küll need artiklid sünnivad sellest, aga igal juhul on selles kõik need 3 kihistust meie jaoks väga põnevad. Ja lõpuks, et kogu selle asja siis esitluse poole pealt meil on plaanis, või tegelikult meil ongi tänase päeva puhul juba tegime esimese avalöögi kodulehega, et praegu esimeses faasis me niisuguses blogivormis siis teavitame oma tegevusest, aga põhimõtteliselt siis ka kirikus koha peal on plaanis siis tulevikus tekitada niisugune interaktiivne, seda nimetatakse graafiliste disaini keeles, mis oli e-kiosk, jah, mitte R-kiosk, vaid e-kiosk, aga et siis tõesti neid 3D-skulptuure sealt välja manada ja tõesti nende kohta nii seda ikonograafilist kui siis uuringute poolt seal kirikus koha peal edastada, sest neid tiibu seal praktiliselt kunagi ei liigutata, et on eksponeeritud avatud asendis, aga sisuliselt need maalivälju kunagi keegi ei näe. Ja ka skulptuure tegelikult lähivaates, et need on fenomenaalselt ilusti graveeritud ja neid skulptuure ka, et ju keegi tegelikult lähivaates, nii nagu meie näeme, neid ei näe. Aga siit liigukski siis Kristina ime juurde. Ja minu aasta Maarjaga. Et siis Maarja millegi pärast tookord, kui restaureerimine toimuski nõukogude ajal, siis nende eesmärk oligi välja puhastada originaalkihid, ehk siis hiliskeskaeg, aga siis mingil põhjusel 3 või päeva pealt olid tööd pooleli jäänud ja et ka just see keskne kuju Neitsi Maarja oli jäänud restaureerimata. Ja siis 23. märtsil sellel aastal tõstsime Maarja troonilt maha, pakkisime mulli kilesse ja õnneks ei olnud tal pikk maa rännata, vaid lihtsalt tuli minna tänava lõppu, kus asuvad kanutiruumid.
ja kuna kirikus sellel hetkel oli palju jahedam ja niiskem kui meil kanutiruumides, siis talle meie puiduosakonna poisid ehitasid spetsiaalse kliimakasti, kus ta siis oli kontrollitud kliimas, et me kogu aeg kontrollisime, et milline on õhuniiskus, et siis vajadusel kas tõstsime või langetasime seda. Siis tehti korralik dokumenteerimine, fotografeerimine ning siis Maarjat katsid 2 hilisemat värvikihti, mida on väga hea näha sellel nõukogude aegsel sondaažil, mis läks tal üle parema näo poole tervenisti, kus siis on siis näha see 15. sajand, 17. sajandi kulmutükike ja siis kõige peamine 19. sajand. Ja siis aprilli alguses alustasimegi töödega, samamoodi oligi eesmärgiks originaalkihistuse väljapuhastamine, aga me teadsime ju, et seal all on ka oluline ajalooline 17. sajand, et võtsime eesmärgiks ka siis selle, et võimalusel see kiht välja puhastada täielikult ja et dokumenteerida. Ja siis inkarnaadilt, et nahatoonilt toimuski värvikihi eemaldus mehaaniliselt mikroskoobi all, spetsiaalselt inimese silma opereerimiseks mõeldud skalpelliga, sest sellel oli kõige parem pisem tera. Ja ilmneski, et kihte on võimalik värvikihte on võimalik kiht-kihilt eemaldada. Et siis siin on näha, kuidas alguses see värvikihi eemaldamine oli ikkagi väga aeglane protsess minu jaoks, et ma üldse saaks aru, mis kihti millest ma eraldan. Aga siis on juba näha, kuidas 17. sajandi kulm on väljas. Siin ka näha, kuidas mingisugused kas ilutrendid või mood muutus, kuidas 17. sajandi huul on ikkagi palju lopsakam kui see hilisem 19. sajandi. Ja siis umbes 6 aja pärast, natuke peale, oli pool 17. sajandist siis välja puhastatud. Ja siin siis tervenisti. Ja see siis ka dokumenteeriti korralikult, fotografeeriti ja on näha tegelikult, et see kiht ei ole nagu ta on suhteliselt hästi säilinud, aga tegelikult, et kui neid ülevärvimisi tehti, siis oli selgelt näha, et mitte keegi ei olnud aluspinda puhastanud, isegi mitte tolmu maha võtnud, et kõik 6 värvikihid, mis peale kanti peale tolmule, paksule lakikihile, et sellest tulenevalt ka nende pealmiste kihtide omavaheline side oli küllaltki kehva, aga originaalkihi side aluspinnaga oli väga hea. Ja siis, kuna dokumenteerimine oli väga hästi tehtud, võis alustada 17. sajandi kihi eemaldamisega, mis tegelikult alguses võiks öelda, psühholoogiliselt ei olnud väga lihtne või kuidagi ikkagi oli veider hakata maha võtma seda 17. Pavel Ploome, eks ju? Seda 17. sajandit, et nüüd võtan kätte skalpelli ja lihtsalt lükkan selle maha. Siis siin on pool originaalist välja puhastatud. Ja siis siin juba peaaegu tervenisti, et ma jätsin selle pildi peale, selle väikese koha, kus veel on seda 17. sajandi kihti, et järjest läheb nooremaks taam, eks ju?
Siis oli kätekord, sealt tuli välja nii tore üllatus, need sinised veresooned ja käte puhul oli erinev see, et seal see kõige pealmine ehk 19. sajandi õlivärvikiht oli niivõrd paks, et seal ei olnud võimalik alumist kihti niiviisi välja puhastada, et see pealmine kiht tõmbas ta lihtsalt kaasa endaga, et siis puhastasin otse välja originaali. Veresooned on ka, et me isegi alguses mõtlesime, et äkki on Hispaanias on palju seda tehnoloogiat kasutatud, et krundi peale kõigepealt pannakse niisugused tumedaks, värvitakse veresooned ja siis kaetakse pool läbipaistva inkarnaadiga, nad jäävad võikalt realistlikud, aga siin puhul nad on ikkagi peale maalitud, aga teistel figuuridel seda ei ole jällegi, eks ju, ta on ikkagi Maarja puhul, aga ikkagi haruldaselt ilus asi. Ja siis, kui oli nahatoonilt värv eemaldatud, oli aeg hakata puhastama kullatist, et selleks enam, kuna kullatist üle poolt värvitud, ainult üle oli värvitudki nahatoonid ja siis see valge rätt, mis tal ümber pea on, mille käigus ka hiljem tuli välja, et ka see rätt on olnud kullatisega, aga seal see kuld all pole kahjuks see kiht mingil kummalisel kombel pole üldse hästi säilinud, et seda rätikullatist me ei hakka välja puhastama. Aga siis, et kullatist lihtsalt kattis väga-väga paks mustuse ja laki kattekiht, et seda siis ei eemalda enam skalpelliga, vaid kasutasime selleks kellankeeli, mille sees oli 2,5 milliliitrit atsetooni ja 2,5 milliliitrit bensüülalkoholi ja põhimõtteliselt sellest siis piisab, sellest kogusest atsetoonist ja bensüülalkoholist piisab kogu selle skulptuuri puhastamiseks. Et ma kasutasingi päevas, on see väike tükk, mis seal all on, et see keel, ta ei ole enam päris keel, vaid ta on tahke, et ma lõikan sealt endale sobiva suurusega tüki, asetan sellele kohale, kus ma soovin, see seal vastavalt siis kattekihi paksusele on kas siis maksimum minut, natuke kauem, kui on vaja, kordan, et selle ühe väikese tükiga, mis on võib-olla 2x3 sentimeetrit, ma töötan terve päeva, et ta tõesti toimib nii kaua. Et ta muudab siis kattekihi selle minuti jooksul väga pehmeks ja siis ma võtan lihtsalt vatitampooni, õrnalt teen bensüülalkoholis või atsetoonis niiskeks ja rullin üle, et ma ei pea mitte mingisugust mehaanilist jõudu või kuidagi seal nagu nühkima, vaid et ta tuleb hästi õrnalt rullides kattekiht kullatiselt maha ja siis siin ongi näha, et mis oli problemaatilisem, oli just see Maarja rüü keskosa, kus on kullalehe alla krundikihti graveeritud sisse muster, et sinna ikkagi, seal ma pidin kasutama seda puutikku, siis, mille ma ise skalpelliga lõikasin otsa teravamaks ja lamedamaks, et ma sellega siis sain selle mustuse ja laki sealt uure haavart välja nokkida. Ja praegu siis tööd ongi nii kaugel, et ma tegelen selle kullatisega. Ja jõuluks peab Maarja olema tagasi kodus. Ja jällegi see dokumenteerimise olulisus, et tõesti ega 19. sajand on väärtus, eks ju, rääkimata 17. sajandist, et selliseid otsuseid teha ja tõesti need justkui see ajalugu tagasi pöörata, et siis see dokumenteerimine muutub loomulikult eriti oluliseks, et siis nii 2D kui 3D dokumentatsiooni siis väga põhjalikult on sellest tehtud, et praegu on veel tegemata siis see lõpu päris notke 3D mudel, aga fotograafiliselt on nad väga kenasti ja tõesti, kuidas see kihtide järgnevus nagu nii kenasti tuleb välja, et ilusad ja järjest nooremad. Aga ma päris lõpetuseks, kuna meil 1 minut on, isegi 2 minutit veel aega, et näitan ka siis, et kus meid võib leida, vaadake ikka teine kord. See on täna tõesti esimene kord, et osad asjad on natuke veel nagu ligadi-logadi, aga me nüüd tahame hakata ka seda uuringute poolt, seda ei näitagi siin. Ma mõtlen, kas ta on, niimoodi. Nüüd ma pean kaela küll, sest siit ma ei näe seda 2 ekraani asi. Et
ühesõnaga ka seda uuringute poolt üles ehitama, aga et praegu me jah, et blogipostitustega siis üritame nii palju siis edasi anda, kui vähegi jaksu ja jõudlust on, et siis seda, millega me tegeleme ja mis see meie siis, ühesõnaga neid vahearuandeid tihedamini teha, kui korra aastas konservaatorite konverentsil. Jah, aga järgmine aasta jälle. Aitäh! Kuna arvuti vahetust. Kiitust. Või sõimu. Pavel Ploome kiitust, egadus. Ei küsimusi, jah. Seal oli veel kujusid, kas järgmised kujud lähevad ka töös? See küsimus Gretele. Plaan on, jah. Aga ja samal ajal, et see plaan ongi nõnda, et see kuju, mis tuleb altarikapist välja, et sellega me siis põhjalikult selle dokumenteerimisega me tegeleme, et kuna neid niisama sealt kogu aeg välja, nagu Ottomar Mänd omal ajal tegi, eks ju, altarit ümber ladud, et tänapäeval selline asi ei ole tavapraktika, et kasutada seda võimalust, et see kuju on meil laual ja lähivaatest nähtaval, et siis me sellega siis maksimaalselt ka uuringuid läbi viime. Võib-olla lisaks seda ka veel, et kahju on see, et kui oli nõukogudeaegne restaureerimine, et sellest on säilinud väga vähe dokumentatsiooni, võib-olla see on säilinud, aga lihtsalt see ei jõua meieni. Nüüd on see täiesti lootusetu, sest loodega meil oli mingi lootus, et me saime isegi vastuse sealt, et jah, neil on, aga nad ei kavatse seda meile näidata, aga nüüd ma arvan, et on ju ka pikaks ajaks igasugune lootus sealt dokumentatsioone kätte saada nende arhiivides, sest teatavasti nad ju dokumenteerisid, eks Marika võib sellest pikalt rääkida, et see dokumenteerimine oli ju hästi nagu nende tööde kese, et nad tõesti tegid seda ülima kvaliteediga, aga kahjuks jah. Ja võib-olla lisaks veel seda ka, et mis me teame, info saame läbi mingisuguste säilinud artiklite, kui nad on kuskile midagi publitseerinud, et ka see, et näiteks tuli välja, et nad restaureerisid võib-olla 2-3 skulptuuri aastas, et selle töö mahu juures, et seda on väga raske nüüd, olles seda ise läbi teinud, väga raske ette kujutada, et kuidas see tegelikult üldse võimalik oli. No neid oli rohkem, sa teed üksinda. Ma arvan, et neil oli 3-4, sa teed ka aasta teinud, et tegelikult loogiline 2-3 restauraatorit ja 2-3 skulptuuri. Aitäh!